saade. Kas te olete valmis minu saateks? Väga head. Ei ole või? Aga ma ise ka ei ole veel valmis. Mul on kõik soeng on veel sassis ja... Aga tegelikult ma olen ikka ilus, eks? Alati ilus. Muidugi, printsessid on alati ilusad. Veel eriti kloonprintsessid. Täna ma tahaks sulle lugeda raamatut. Ma olen avastanud ühe sellise toreda raamatu. Ja tead, kes selle raamatu on kirjutanud või? Selle raamatu on kirjutanud Aino Pervik. Ja selle raamatu nimi on Tähenärija ja Kriksatull. Ja vot sellised ägedad tegelased. No peaaegu sama ägedad kui mina, aga võib-olla mitte nii head tegelased. Eks sa ise kuulad, eks? Ja siis sa saad mulle pärast kirjutada, kuidas sulle meeldis. Kohe algab lugu. Tähenärija ja Kriksatull. See jutt tuleb Tähenärijast ja Kriksatullist. Tähenärija on tüüp, kes ajab igal pool täpsust taga. Kriksatull just eriti täpsusest lugu ei pea. Temal kipub tihti kõik käes segi minema. Omavahel on nad sellest hoolimata parimad sõbrad. Kriksatull elab tillukeses majas väikesel saarel keset luige tiiki. Tiik seisab vana pargi servas. Teisel pool parki lõpeb maa ära ja algab meri. Selle tiigi pärast on Tähenärija alati natuke hädas, kui tahab Kriksatullile külla minna. Harilikult hüüab ta nii kaua tiigi kaldal, kuni Kriksatull teda kuuleb. Siis ujub Kriksatull üle tiigi, võtab Tähenärija selga ja viib saarele. Tähenärija ise ujuda ei oska. Täna hüüdis Tähenärija asjatult. Kriksatull ei tulnud ega tulnud. Lõpuks ujus lähemale üks luik. Luik küsis. Tahad saarele minna? Ma võin viia. Tähenärija oli väga rõõmus. Ta hüppas luige selga ja oli peagi saarel. Niipea, kui Tähenärija saarel jalad kindlalt maha sai, pistis ta jooksu. Tähenärija kihutas Kriksatulli ukse taha ja koputas. Ta oli väga mures. Tähenärija kartis, et Kriksatulliga on ehk midagi juhtunud. Tähenärijal oli tükk aega koputada, enne kui Kriksatull ukse lahti tegi. Kriksatull kiirustas kohe tuppa tagasi. Mul on õudselt põneva koha pealt pooleli, hüüdis ta. Tule sisse! Tähenärija pühkis jalad hoolega puhtaks ja läks tuppa. Kriksatull oli kõhuli vaibal ja luges raamatut. Mul on nüüd raamatukogu, teatas ta. Vaata! Kriksatull näitas Tähenärijale oma raamatut. Tähenärija silmitses raamatut, vaatas ringi ja küsis. Ja kus su teised raamatud on? Rohkem polegi, vastas Kriksatull. Raamatukogus peab olema mitu raamatut, lausus Tähenärija. Muidu ei ole raamatukogu. Kuidas mul siis raamatukogu ei ole, kui mul on ju kogu raamat, vastas Kriksatull. Oled ikka üks igavene Tähenärija. Tähenärija jäi vait. Ta ei tahtnud vaidlemisega sõbra rõõmu rikkuda, kuigi tal oli tuline õigus, sest kogu raamat ja raamatukogu pole sugugi üks ja seesama asi. Nad hakkasid raamatut vaatama. Raamatul oli 2 kaant ja üks leht 2 kaane vahel. Lehel oli kiri. See on Kriksatulli raamat. Ja oligi kogu jutt. Kriksatulli meelest oli see äärmiselt põnev jutt. Ta luges seda aina uuesti algusest lõpuni ja jälle otsast peale ega suutnud kuidagi lugemist pooleli jätta. Tähenärijale meeldis Kriksatulli raamat nii väga, et ta otsustas muretseda ka endale isikliku raamatukogu. Kuid Tähenärija mõtles, et temal võiks olla küll mitu raamatut, ikka terve kogu, ja jutt iga raamatu sees võiks olla hoopis
tähenärija raamatukogu. Ja raamatutes võiks olla pilte ja mõni hästi pikk jutt võiks ka olla. Näiteks tähenärija raamatukogus on tähenärija kõige lemmikumad raamatud. Ja siis tuli tähenärijale pähe hoopis hiilgav mõte. Tähenärija raamatukogus võiks olla üldse igasuguseid raamatuid, täiesti igasuguste juttudega ja igasuguste piltidega raamatud. Tähenärija. Tähenärijast on ju paljud kuulnud, kuid vähe on neid, kes teda tõeliselt tunnevad. Vahel nimetatakse tähenärijaks mõnda inimest, kes ajab mõttetult täpselt täpsustaga ja käib sellega teistele närvidele. Tegelikult närib selline inimene teiste närve. Nii et teda peaks nimetama hoopis närvinärijaks. Meie jutt on ühest päris tähenärijast. See tähenärija armastab närida kõik mõeldavaid kirjatähti. Ega ta tähti hammastega räbalateks ei rebi ja alla ei neela. Tähed jäävad ikka alles. Tähenärija ainult närib ennast tähtedest läbi ja maitseb mõnuga igasuguseid sõnu, mida ta tähtedest kokku saab. Eriti ka armastab ta jutte, mis sõnadest tulevad. Niisugune asi meeldib talle väga. Kuid tähenärija ajab ikka täpsust ka taga. Tema meelest peab iga sõna ja iga täht olema täpselt omal kohal. Mingit tähtede või sõnade läbisegi loopimist tähenärija ei salli. Rääkimise juures ka. Kuigi rääkides ei olegi tähti. Igaüks teab, et rääkides tulevad kuuldavale hoopis häälikud. Eriti kole on tähenärija meelest see, kui räägitakse mitut keelt segamini. Näiteks öeldakse ühe keele sisse teise keele sõnu. Niisugune asi teeb ta närviliseks. Kui tähenärija ära väsib või närvi läheb, meeldib talle minna mere äärde. Meri algab seal, kus maa lõpeb. Harilikult lähebki tähenärija just sinna, kus meri peale hakkab ja istub kivi otsa. Kui pea käib ringi ja süda on täis, siis on hea merd vaadata. Meri rahustab, süda läheb kergeks ja pea peatub. Tähenärija salamaja. Seni ei olnud tähenärijal oma kodu vaja läinud. Tähenärijal oli kombeks käia suurtes raamatukogudes, raamatuid lugemas ja salakesti tähti närimas. Raamatute taha jäi ta ka tihti magama. Võib öelda, et ta raamatukogudes elaski. Siiamaani oli ta end niiviisi väga hästi tundnud. Ei mingit muret katuse ega kotuse pärast. Ent nüüd, kui tähenärija oli näinud oma sõbra Kriksatulli raamatukogu, tundis ta sügaval südames, et ka tema igatseb endale päris oma kodu. Just raamatute pärast. Oma koju võiks temagi endale raamatuid muretseda. Oma kodus võiks tähenärijal olla oma isiklik raamatukogu. Oi, kui mõnus see oleks. Riiulid täis igasuguste tähtedega raamatuid ja riiulite vahel üks hele piimvalge varjuga lamp. Lambi all oleks tugitool, tooli ees laud, laual võiks olla raamatuid. Seal võiks mõnikord olla isegi tass head kuuma kakaod ja koogike. Või ka tee ja mõni soolene pirukas, näiteks kapsapirukas. Siis oleks vaja vist ka pisikest kööki, kus saaks kakaod või teed teha. Kooki või pirukaid küpsetada ja võib-olla isegi suppi keeta. Tähenärimisest ju kõhtu täis ei saa. Tähed toidavad pead, nii et pea on küll kogu aeg mõtteid täis, aga kõht on tühi. Oi, kui tähenärija oli aru saanud, kui väga ta igatseb endale ise oma hubast kodu, läksid tal kõik muud mõtted peast ära. Tähenärija hakkas kodu otsima. See oli väga raske, sest kõik kodud olid juba kellegi omad. Uhketes majades elasid uhked inimesed. Kehvades majades elasid kehvad inimesed. Tähenärija nii väga just teistega kokku ei igatsenudki. Ta tahtis olla omaette.
siis ei kisu keegi raamatuid, ei aja juttu ega kuula valjusti muusikat, kui lugeda tahad. Kõige rohkem oleks tähenärijale meeldinud hakata paadialuseks. Paat on alati vee ääres. Tähenärija pidas vett väga oluliseks. Vesi peaks olema võimalikult suur. Kõige parem, kui see oleks meri. Kuid tähenärija ei leidnud sobivat paati. Korralikke paati ei olnud kuskil välja jäetud. Korralikud paadid olid paadikuurides. Mingi paadilogu tähenärijale ei kõlvanud. Paadilogu all oleksid raamatud märjaks saanud. Nii otsustas tähenärija minna kuuse alla elama. Lõpuks leidis ta ka hea tiheda kuuse, mis kasvas päris mere kaldal. Mere äärde kuuse alla tähenärija oma kodu rajaski. Tähenärija oli ka ise imestunud, kui hästi see tal välja tuli. Seni oli ta arvanud, et ta ei oska üldse midagi teha. Aga näe, kui vaja, tuli tähenärija toime ka täitsa uue salamaja ehitamisega. Ta vaatas lihtsalt raamatutest järele, kuidas salamaja ehitamine käib. Maja tuli väga ilus ja salapärane. Sinna pääses läbi salasissekäigu. Tähenärija tahtis, et maja oleks väga salajane. Ta arvas, et salamajas on ta kõige kurja või tüütu eest kaitstud. Ja eriti kaitstud on salamajas kõik tähenärija raamatud. Keegi ei saa raamatuid määrida, neist lehti välja rebida ega neisse rumalaid pilte joonistada, sest keegi lihtsalt ei tea, kus tähenärija oma armsaid raamatuid hoiab. Tähenärija oli lihtsalt niisugune tüüp, kes mõtles ainult enda peale. Vahel mõtles ta tegelikult ka Kriksatulli peale. Ta oleks mõelnud ka mõne muu sõbra peale, kuid rohkem sõpru tähenärijal ei olnud. Ta lihtsalt ei tundnud kedagi teist peale Kriksatulli. Nii lõppes paar lugu sellest raamatust, aga tead mis? Ma arvan, et järgmine kord me loeme edasi, sest siin on veel päris palju põnevaid lugusid tähenärijast ja Kriksatullist. Aga sinult ma ootan jälle pildikesi. Sa võiksid joonistada mulle ja postitada siia samasse video alla. Näiteks sa võiksid joonistada omaenda tähenärija ja Kriksatulli. Või siis võiksid joonistada mõne pildi minust. Või sa võiksid joonistada mind koos tähenärija ja Kriksatulliga. Ma arvan, et meist saaksid väga suured sõbrad, eks ole? Kui see tähenärija nii palju tähti ei näriks, eks? Ja Kriksatull on, ma arvan, et üleütlemata lahe sel nii ehk naa. Nii et mina ootan sinult pilte ja siis järgmine kord me kohtume jälle ja vaatame, mida vahvad vahepeal on juhtunud, eks ole? No ahoi, ole siis väga vahva edasi, eks? Tšau!